Nüüd on järjekord nii, et nominent on meil välja helistatud ja lähimate 10 minutite jooksul ta ilmub kuskilt välja ilma kahtluseta. Ja siis algabki meie tänane lugu, Marko lähetamine lätetele kuni algallikani välja. Nii ja tõelise Juhan Liivi preemia nominent 2014 läheneb meile vääramatu jõuga. Tagasiteed enam ei ole, järgmine peatus on lätetel. Sisse, tule vaata seda kirja ka. Teeme selfie nagu, või foto. See läheb otse Sirpi, tähendab selles mõttes, et jaa. Näita korra, milline välja tuli. Väga ilus. Ei, ma ei näe. Need on liikuvad pildid, noh. Vaata, kuidas traam sõidab. Ei, ma näen. Mitte sõidu riba siin või? Ei, kõik on autoriseeritud. Täielikult. Siin on mingisugused uudised kogu selles korralduses. Vaadake, tramm tuleb, tähendab, ma teen filmi, trammi saabumine Balti jaama. Lahe. See on nagu see maailma esimene film, rongi saabumine. Jaa, see on praegu alles teine film. Vaid ohvreid. Ma luban sulle, et võtan peapreestri kohustused kerge südamega, täiesti siiralt ja oma kasu püüdmatult enda peale. Ja asjad saavad tehtud nii, nagu vaja. Pärnu, 25. märts 2000. Jõeäärseid sodi, tühje pudeleid, purke ja jäätisepabereid vaadates tekib küsimus, mis saab uppunute riietest. Tartlased usuvad, et pärast lämmepumist lähevad inimeste riided taevasse ja neist tehakse laule, kui need on uued, kallid, rõõmsad ja puhtad. Räpased, vanad, inetud ja odavad riided lähevad aga põrgusse ja põlevad ära. Ilusad pilved ja... Ilusad pilved siia-sinna. It's the great outdoors. Ja vaata, seal on üks loom. Kus on loom? Loom. Seal. Loom tuleb. Loom läheneb. Loom läheneb täiega. Joo, loom. Siis poisit ketsutelid ja Anssi, joka jo tasakesi oma kõlapäät kõksuteli. Teose peagi on meil paremat ei kannata. Ja järgneb kohe tekst ise. Tuisk jookseb võidu tuisuga ja tume taevas, tume maa. Nii armas mulle ta. Silm paremat ei kannata. Ja välimust ja murelik, see vanemate minevik, 600 aastat läinud ta. Ei ainus tähte näha saa. 600 aastat läinud ta. Ei ainus tähte näha saa. Nii armas mulle ta. Meel paremat ei kannata.
Oota, tuleb mister, ootame natuke ära. Kohe kohes on valmis. Eesti kirjanduse ajaloos esimest korda mitte mingi vuhvel, vaid tõeline Juhan Liivi preemia. Ja ma kasutan võimalust ja loen ette selle preemia statuudi. Kõik saaksid aru, et see on tõeline Juhan Liivi preemia, on see statuut väga põhjalikult läbi töötatud, läbi mõeldud ja põhjendatud. Selles on 3 punkti. Esimene punkt kõlab nii, et selle tõelise Juhan Liivi preemia annab välja luuletaja. Teine punkt on see, et tõelise Juhan Liivi preemia saab luuletaja. Ja 3. punkt on see, et luulevälised isikud ei puutu mitte kuidagi tõelise Juhan Liivi preemia väljaandmisesse, otsustamisse ja kõigesse sellesse. Ja nüüd me kuulutame välja selle luuletaja. Ole hea, Marko, tõuse püsti, tule siia ja võtta vastu see preemia. Peaks seda ka näitama, et see ei ole tõesti mingisugune pastel. See ei ole pastel. See ei ole mingisugune kerjakott. See ei ole mingi mõttetu asi, mis pannakse klaasitükk viiuli peale tolmu koguma. Sellega võib, ma ei tea, midagi saab sellega teha. Selle käristas välja Luunja Kurk. Aitäh, Luunja Kurk. Väheseid kultuurisõbralikke firmasid sellel planeerib. Suur tänu, palju õnne. Marko. See on suur au sulle. Suure loominguga meid aidata. Ma tänan. Armastus. Ma pole sind kunagi armastanud. Mul pole midagi selga panna. Aitäh kõigile. Aitäh, armsad inimesed. Visati ainult kristlasi. Aga nüüd, pärast loomastumise täielikku võitu, visatakse loomi loomade ette. Konnid hiirte ette, siile mäkrade ette, mutiomusid jätkoolude ette. Piiluvart visatakse rongi ette. Põdele visatakse maja ette, nii et sambla suppreid siin laiali. Ja seakari vaatab pealt ja plaksutab, aga aru ei saa. Kas aplaus on neile, kes söövad? Kas aplaus on neile, keda seenitakse või neile, keda sikutakse? See juhtus mäletamatutel aegadel. Keegi dinosaurus hakkas arenema. See dinosaurus arenes ja arenes lõpuks Jeesus Kristuseks. Ja Jeesus Kristus hakkas arenema. Ja Jeesus Kristus arenes Adolf Hitleriks. Ja Adolf Hitler hakkas arenema ja arenes Michael Jacksoniks. Ja Michael Jackson hakkas arenema millekski valgemaks, aga pedofiilia protsess tuli vahele ning arenguliin katkes. No, ja oligi juba ära tüüdanud. Mida? Kas on Juhan Liivi esindus oli okei või? Ja. Väga okei oli. Ja, Schumacher, absoluutne tipp. Täielik. Seda tammi vana selle asja. Võtame sviidi number 10. Sviidi number 10. 10 on õnne number. See, mis siin on praegu, nuusuta seda. See on absoluutselt puhas veimevang. No on puidulõhk, Ei, no mis puidulõhk? Proovi. See on see. That's it, noh. No. Aga kus see toimus? Seal järgmises toa. See tuba, uks on sinu, vaata, kui sa nagu natukene sinna paremale vaatad, see on üks toa uks. Ma ei tea.
Kas Hanno Uikimus kõnnib endiselt muru peal? No kuidas? Kas ta kõnnib ikka muru peal? Hanno Oitinen, ei, ta tuli juba sinna söögisaali, kuule, Hanno Oitinen on söögisaalis. Ta oras veini. Ta aeti muru pealt ära. Ja muidugi, ma kõigepealt nägin, kui silma tahti tegin, siis nägin, et Hanno Oitinen kõnnib mööda muru, on ju. Ja siis, aga siis me saime kõik selle samusegi terrassi peal kokku, on ju, ja siis võime seal natuke veini ja ajasime juttu. Ja siis nüüd on kõik söögisaalis nagu. Ei no siin on nagu kord nagu Viiburi sõjakoolis, ma saan aru. Mis kord? 8:30 aetakse maast lahti. Ei, see on niimoodi, et kes ei no see on niimoodi, et kes ise ärkab, kedagi aeta maast lahti. No mina sind tahan maast lahti ajada natuke, aga ma ei tohi seda teha muidugi. Ta soovib lõpuks vastanduda. Aga kellega vastanduda? No kõigiga, noh. Nii. Loomulikult ühiskonnaga muidugi. Ma mäletan nii täpselt. No räägi. No et ei, seal muud ei olnudki, kui et ta soovis lihtsalt loomulikult valitseva korraga konfronteeruda. Korratud saab epigramm, sogast vett ja tõrde tonn, kuid mõtled sõelale vaid milligramm. Jah, enamasti nõnda on, kui muidu teda nimetataks epitonn. Aplaus selle peale tõesti. Kalle Jermakoviga saime tuttavaks noorte intelligentide suvelaagris. Ta oli seal ka varem käinud ning teadis, millal kioskis viina müüakse ja tundis kohti võsa vahel, kus seda juua. Kogunesime õhtul. Arutasime Jermakoviga, et kui imelik, oleme sündinud Eesti eri servades, tema Pärnus, mina Petseris. Mis meid ühendas? Arvan, et viinavaene lapsepõlv ning see, et keskkoolis pre-Rafaeliite lugesime. Teiste hulgas olid meiega vöörmünder, bukinist Michelle ning hiidnaine Marulla. Seesama, kes mind hiljuti skulptureeris Tallinna raidkujude muuseumi jaoks, lugedes must välja demonismi, mida seal tegelikult pole, võimaldades seega skandaalihimulisel publikul mind psühhoanalüüsida. Kui viin ja vorst otsas olid, võttis Marulla end alasti ja hakkas minema kustuva päikese poole. Mida lähemale silmapiirile, seda suurem ta paistis. Tema tuharad läiklesid kesk Läänemere sumedust kui helkivad ööpilved. Ma küsisin, mida see tähendab. Psühhiaater kõkutas, kas ta peab mulle tõesti kõik ära seletama. Isegi Jermakov muigas perversselt. Meenus, kuidas millalgi ammu üks vanema klassi tüdruk mind lohutas. Oota, väike Indrek, küll tuleb aeg, mil saad teada kõik naisterahvaste suured ja väikesed saladused. Ja näitlejate omad, lisasin mõttes, sest juba tollal tundsin, kus on mu päris kodu. Me peame konfronteeruma, ütles Jermakov ärasõidu hommikul, näost kollane kui pomerants.